mõeldud siis kõikidele neile, kes mõtlevad näiteks arstikarjääri peale, õeks, ämmaemandaks minna õppima, aga mitte ainult. Kutsun soojalt kõiki ka neid, kes lihtsalt oma tervise vastu huvi tunnevad, et arvestades sellist biotehnoloogia kiiret arengut maailmas, oma tervise teadlikkuse aina pidevat tõusu, siis igaühel meist, igal noorel on kasulik teada tegelikult, kuidas oma tervist hoida. Mooduli oleme siis üles ehitanud selliselt, et need ained üksteist toetaksid. Meil on näiteks anatoomia ja füsioloogia kursus, mis on siis jaotatud ära 2 aasta peale, et mitte neid aineid niivõrd tükeldada, vaid anda sellist terviklikumat pilti. Meil on ka eraldi aine, siis, mis vaatab just meditsiini tulevikku, räägime personaalmeditsiinist, mis see üldse selline on, kuidas töötab röntgenkiirgus näiteks, mis asi on MRT. Viimasel aastal siis 12. klassis või G3-st, nagu me siin ütleme, on võimalik siis ka natuke spetsialiseeruda juba. Ja vaatame üle ka selle, millest koosneb siis Eesti tervishoiusüsteem, kuidas see toimib, milline on arstitöö ja selle mooduli raames teeme koostööd siis ka loodetavasti Tartu Ülikooliga näiteks, et kindlasti hõlmab see moodul endas mitmesuguseid õppekäike, oma ala professionaalidega tutvumist ja nende töö tutvustamist, et see kindlasti ei ole siin ainult klassiruumis. Ja täna minuga siin on, võiks öelda võib-olla meie maskott Herbert Priidik, kellele õpilased ise nime panid. Ja ma arvan, et kõik need õpilased, kes meie moodulisse tulevad, meie kooli õppima, siis saavad temaga ka lähemalt tuttavaks ja oskavad iga tema seda väikest osa siin nimetada selle mooduli lõpuks.